Iseloomusta paari sõnaga Rakvere JK Tarvast. Kas on midagi, mille poolest me võiks eristuda teistest? Ja kindlasti ma arvan nii, et ma arvan, et Rakvere on võistkond, mis ei anna kunagi alla ja meie töökus, ma arvan, on teistest võistkondadest üle. Sinust on saanud Maarjo kõrval teine klubi stipendiaat. On see midagi, mis annab indu juurde või pigem, mis on raske kohustus? Ei, no eks ta ole mõlemat, aga pigem ma võtan seda kui innu juurde andmisvahendit. Et kes ei tahaks saada raha selle eest, mis talle meeldib. Ja ma ise pingutan ka kõvasti, et see ikkagi kestaks lõpuni. Kellega on sul väljakul kõige parem klapp ja mis võiks olla selle põhjuseks? No ma arvan, et Maarjaga ongi, kuna ma temaga teen individuaalselt ka trenni. Näiteks, kuidas see väljendub? Me käime jõusaalis koos ja pingutame päris palju. Kuidas hooaja ettevalmistus kulgenud on? Olid vahepeal päris haige ja tuli külastada ka haiglat. Mis probleemi valmistas ja kas nüüd on kombes? Ja nüüd on kombes, et oli mingi kopsupõletik mõnda aega, aga sellest ei ole midagi hullu. Üldpildis võib ettevalmistusega rahul jääda, sellepärast et siiski trenni sai teha, ise sai ka pingutada, aga kirjuda võib seda, et ei saanud väljakul nii palju trenni teha, et pidime mõnda aega saalis olema ja et seal see mänguoskus nii hästi ei tule. Veel 2018 aasta algul olid märgitud Tarva kodulehel küll kui kaitsja. Mullu nägime sind eelkõige mängimas äärepoolikus, kuid pole välistatud, et edaspidi näeme sind tipuründes. Mis positsioonil sa oma noormängija põlves kõige enam mänginud oled ja kuidas tunned end täna kõige mugavamalt? Ma arvan, et läbi aegade nii noormängijana kui ka praegu olen ma ääre peal siiski kõige mugavamalt. Tunnen end ääre peal kõige mugavamalt. Et seal on nagu kõige rohkem ruumi. Millised ootused on sul algavale hooajale nii isiklikus kui meeskondlikus plaanis? Isiklikult on kindlasti põhimängijaks saada, et iga mäng endast parim anda. Võistkonna eesmärk samuti endast parim anda, et iga mäng pingutada. Kas on ka lõpptabeli koht, mida sihtida? Seda on raske öelda, et pigem mäng korraga võtta endast parim anda alati, aga muidugi tabeli ülevalpool ikka. Nimeta paar põhjust, miks peaks vastased Tarvast eeloleval hooajal kartma? Tarval on väga head mängijad, ütleks mina, ja nagu ma eelnevalt mainisin, et me oleme väga töökad, me ei anna alla.